Laparoskoopiline maosliiv resektsioon sobib kõikidele patsientidele, kes on haiguslikult rasvunud ja kellel ei ole reflukshaiguse sümptomeid. Ennekõike pean silmas sagedaste kõrvetiste esinemist. Sliivoperatsiooni eeliseks on suhteliselt lihtsam operatsiooni tehnika, mis seisneb manipuleerimises ainult maol. Operatsiooni käigus eemaldame 60–70% maost ja sellest tulenevalt on tegemist äärmiselt turvalise protseduuriga, mis on samal ajal efektiivne. Oodatav kaalulangus peale sliivtüüpi bariaatrilist operatsiooni on umbes 60–70% üleliigsest kehakaalust. Kiirem kaalulangus toimub esimestel kuudel ja kaalulangus mõõdukas tempos järgneb siis esimese aasta kuni pooleteise kestel peale operatsiooni. Peale operatsiooni tuleb täpselt järgida bariaatriaõe toitumissoovitusi ja ühtlasi tuleb lisaks tarvitada multivitamiini, vitamiini D, vitamiini B12 ja kaltsiumi ning rauda. Bariaatriliste operatsioonide näol on tegemist turvalise kirurgiaga. Erakorraliste kordusoperatsioonide tõenäosus on 0,5% ja suremus nende operatsioonide puhul 0,12%. Laparoskoopilise maosliivoperatsiooni järgselt esialgne anatoomia taastatav ei ole. Operatsiooni käigus eemaldame 60–70% maost. Bariaatriline operatsioon mõjub organismi füsioloogiale soodsalt ja võimalus rasestuda sellest tulenevalt peale operatsiooni on tihtipeale suurem. On olnud juhuseid, kus enne bariaatrilist operatsiooni ei ole õnnestunud lapseootele jääda, aga peale märkimisväärset kaalulangust on see siiski võimalikuks osutunud. Peale bariaatrilist operatsiooni tõsi aasta poole teise kestel me lapseootele jääda ei soovita, sest selle perioodi sees toimub kõige kiirem kaalulangus. Sliivoperatsioonist taastumise aeg on 3–4 nädalat. Sellest esimese 2 nädala kestel soovitame pigem olla töölt eemal ja kodus puhata. Aktiivne liikumine, ennekõike jalutamine on soovitav, kuid tõsisemast spordi tegemisest soovitame hoiduda 1 kuu kestel. Pikaajalise kaalulanguse saavutamisel on kõige olulisem püsivalt suurendada füüsilist aktiivsust ja korrigeerida toitumist vastavalt bariaatriaelt saadud soovitustele, mis tähendab sisuliselt söödava toidu hulga vähendamist ja kvaliteedi muutust. Enne bariaatrilist operatsiooni tuleks läbida niinimetatud valgudieet, mis sisuliselt tähendab valkude osakaalu tõstmist igas söögikorras. Vastavad soovitused anname teile kliiniku poolt kaasa.